ei, mees. ei tulnudki uks lahti. Hullu maja alles, prügimasinad, mingid kaubaautod, isegi see väike mingi Škoda, see põriseb kohta, siis mõtlesin, lendab õhku kohe vastu taevast. Et nagu näete, siis juba jälle meil siuke tore päev, kus me Imrega kokku saame, aga ma vaatan korraks meie... Ära vaata. Ei, ma vaatan, mitmes episood meil siin on, ega mul on siin eraldi tehtud. See peaks olema kolmas. Esitlusloend. Ei, neljas. Neljas. Üks oli Jõeääres, üks oli Haagel, üks oli mingis teises kohas, kui päike, Turuhoone ees. Nii et nüüd on meil juba neljas ja ma ei tea, kas jäädki hoidma seda või? No mul ei ole panna teda kuhugi, kuradi peab käes hoidma kuidagi moodi. Kuidagi räägi paari sõnaga lühidalt, mis sul reis läks? Kuidas reis läks? Ma tegin sellest eraldi kuradi 18 episoodi. Vaatasin. Vahepeal oli draama, käisin, ronisin oma kuradi ülesse sinna Mäkke, see oli paras katsumus, nagu ristiretk oli. Sükene valge kuradi ürp oli seljas, vahepeal tekkiski siuke nagu juba olekski mingil rännakul ja no ega inimene ei õpi selles mõttes, et ma panin ju endale jälle järjekordselt ainult plätad jalgana, sinna tuleb ju panna toss, kuradi aju ei tööta ju. Ja siis, kui sealt hakkasid, oma jalg hakkab seal pläta sees higistama ja kuradi sul lähed üles, ütleme kallak niimoodi oli nagu okei, aga vahepeal pidi ka nii minema juba. Ei, aga selles suhtes, vaata, me oleme siin Veerikul ja siin lähedal on üks selline kultuuriasutus nagu, Raja tänaval, sa võib-olla tead, võib-olla ei tea. Võib-olla pärast lähme, ma näitan, tutvustan nendele inimestele siin, et siis räägid oma plätaloo ära ja ei, meil on siin selles suhtes nagu, sellel ajal, kui sind ei olnud, ma hoidsin korda majas. Ja ma võin öelda üsna kindlalt, et meil oli veebruar ja siis tuli kohe aprill. Et see ilm, mis praegu on, et see on nagu pigem nagu aprilli keskpaik kui märtsi esimene pool. Ja sellepärast ma väga ei kurvasta, aga iseasi, kuidas loodus sellele käitub ja ei ole välistatud, et siin veel aprillis võib veel korralik lumi alla sada. Võib tõmmata küll, ma tulin ka, läksin, oli -24 tagasi, tulin, oli juba +9, et päris hea sükene 2-nädalane süke suvetuur, ega. No ütleme niimoodi, et ega põhja sain isegi korraks alt ära seal, et toidud on nagu teistmoodi ja kultuur on ikka nii teine, ma ei tea, kas sa oled Aasias käinud? Ei, kusjuures ei ole. Ma ütlen niimoodi, et ma enam neid lühima reise vist väga ei taha, mitte et oleks Kreekal ja nendel kohtadel midagi viga, aga see kultuur ja see külalislahkus on nagu nii üli sõbralik riik, et sa tunned nagu igast asendist, et kuradi fun on. Ainus, millega peab hakkama saama nüüd siis see soojataluvus, et see 32 on, ütleme, vilutas sulle päikse käes ikka kütab 40-ga vastu tatti, nii et vähe ei ole ja ma käisin, ütleme niimoodi, et hommiku poole oma tegemised ära, siis päeval ma ei viitsinud üle kuhugi minna, hiilisin mööda puualuseid ja põõsataguseid ja siis õhtul, kui ütleme, seal päike ära kukub seal mingisugune 18:40, siis on, ütleme, siis alles näed, palju tegelikult inimesi tänavatele tuleb, et see on nagu sükene, ja ütleme niimoodi, et kui sa ikkagi perega lähed, me sõime nagu 3 inimest söövad sul kõhud punni täis ja su arve on 13.40, siis peab ikka nagu mõtlema, et midagi on väga valesti. Seadega ja ütleme selle ajaga, mis siin nüüd ära olid ja ega meil nüüd need kütusehinnad, need alles hakkavad tõusma, ma vaatasin eilüht hästi sellist põnevat ülevaadet sellest Iraani konfliktist ja kõige kehvemal juhul on nii, et võivadki kütusehinnad tõusta meil siin 2-3 eurot liiter ja seal terve pikk jada oli, et mis seal juba praeguseks hetkeks kõik valesti tehtud on ja mis seal võib nagu edasi toimuma hakata, et meie siin hakkame selle sõja viljasid seal, mis seal toimub, hakkame meie siin seda maitsma. No mitte ainult meie, vaid tegelikult kogu maailm ja jälle küsimus, et miks on ju ilmselgelt see on kellelegi kasulik, kellelegi vajalik, internet on täis igasuguseid vendasid, kes teavad täpselt, miks see vajalik on. Aga seal on mingid teooriad, on ma selle kohta ka kuulnud, et mis teooriad? Selle kohta on ju tegelikult Euroopa Liidu direktiivis on määratud, et aastaks 2027 peab maksma kütus Euroopas 2-30 liiter. Nii.
ja kui me lähtume nüüd sellest, siis on ju väga hea ju rääkida, et praegu on sihuke konflikt ja nüüd on vaja hinnad üles tõsta ja pärast vaatame, kas pööbel hakkab karjuma või ei hakka. Kui ei hakka, siis jätamegi selle hinna nii. Tead, ma ütlen sulle ausalt, et mulle tundub, et see pööbel ei karju enam mitte kunagi. Et kuidagi nii ära pakitud oleme ja kuigi noh, samas on võrdluseid olemas, kus ütleme seal Lõuna-Euroopas ikka möll käib, kui on mingisugune seal sotsiaalteemadel hakkavad kohe tänaval inimesed möllama, aga meil siin Põhjamaal nagu mingi karikatuur oli, et kui Euroopas on umbes kuskil tõstetakse mingisugust maksu seal mingisugune 0,1%, siis tänavad on kõik täis ja siis, kui eestlasele öeldakse, et see noh, et palju õnne, et sa oled nüüd päris ori, onju, siis eestlane on nagu ütleb, no jah, et Nii on. läheb kuskile sauna taha ja peksab jalaga koera ja elab ennast välja niimoodi heal juhul, onju. Et kahjuks ma vaatan eilegi ja üleeile ja kogu aeg on mingeid postitusi, mingisugused marurahvuslasteks pidavad inimesed või et no nüüd on kõik, nüüd tõuseme üles, nüüd läheme kõik barrikaadidele umbes ja nagu miks sa üldse sellist postitust nagu paned, mida sa nagu loodad? Point sellel üldse on. Nagu me oleme vaadanud kõik need igast meeleavaldused ja asjad, et noh, ükskõik millises erakonnas ma olen olnud, et tulge kõik meeleavaldusele, no hoolimata sellest, et erakonna nimekirjas on seal mitukümmend tuhat inimest, tuleb kohale mingi 20 inimest. Et noh, ei ole nagu mitte isegi need ajad, vaid inimestes on midagi muutunud. Üks asi, mis ma tahtsin sukest kohe küsida. Kas sa panid tähele, kui sa nüüd olid Aasias, kas üldse sa oled reisinud palju, kas Aasias ka sama fanaatiliselt nutiseadmeid näpitakse nagu meil siin? Kõik noored on kuskil ninapidi netis ja Pigem on turist, ma näen seda tegemas. ja just sellega ma tahtsin. Aga no ma näen, ütleme, okei, massaažisalongid ja need ma saan aru, et nad istuvad seal tänava peal, neil ei ole mitte sittagi teha, vaata. Ja siis nad näpivad ja siis, kui sa mööda lähed, siis üks silm vaatab telefoni, teine teeb massaaž! Võtle, oled mingi jõõker vanud. Jess! Ja viskad kohe selle näppi ja sinna kuhugi siluli sinna asfaldi peale hakata teda mudima. Aga no seal oli, ütleme, see ikkagi, ma käisin seal tai-massaažis kokku 4 korda, kus on kuradi tund aega massaaž ja 9 eurot, siis ilmselgelt ja ta ikkagi kuradi seal peale 15 minutit mõtled, hakkad jumalat paluma, et ta sind ära ei tapaks oma kuradi võtetega. Sa isegi ei usu, kuidas su jalad painduvad, mida kõike kurat ta teeb sul ja pärast oled nagu uuesti sündinud, et siis nagu peaks loll olema, kui ei käiks. Aga kogesin ka ära selle, et kui sa võtad näiteks selle õlimassaaži, mis on, ütleme, tavamassaaž on 300 bahhi, see on siis meile 9 eurikut ja noh, ikka umbes, ja ütleme siis 400 bahhine kuradi on siis 12 euri, see on siis õlimassaaž. Sellega on näiteks see, et mingi hetk siis kuramus massöör teeb ja siis ta keerab su ümber ja siis paneb su käe sinna sellise kõige intiimsemasse kohta ja siis ütleb, et you wanna extra? Ja siis ma küsin pulli pärast, et how much see extra? 1000 bahhi, et siis ta teeb su läppi endi, vaata. Ja siis on see sinu mõttekoht, et mis me siis nüüd teeme. Siis ma ütlesin, ei, no, just massage. Why? Aga see nende inglise keel on ka nii nagu on. Siis ta nagu ei saa aru, miks sa nagu ei taha, vaata. Ma ei taha lihtsalt. Et no, ei ole, riistvara on katki ja mis iganes. Aga ei, ma olen neid lugusid kuulnud ja ma tean ka päris paljud kaasmaalased, rahvuskaaslased käivadki, just sellepärast käivadki ja kõige kurvem on see tihtilugu, et nendel nagu pered kaasas ei ole ja siis serveeritakse oma elukaaslastele, et see on nagu mingi kultuurireis, on ju, et nagu noh, tegelikult natuke nagu nõme vaadata seda külje pealt, aga see on üks põhjusi, miks seal käiakse, aga kuigi jah, ma ütlen, et kultuuri on selles piirkonnas kindlasti noh, ikka jõhkralt palju. Aga miks ma seda nutiseadme asja su käest küsisin, no ma ise ka, kui ma nüüd käisin eelmisel aastal mingi 3-4 kuud tagasi olin USA-s, siis samamoodi ma panin nagu tähele, et okei, sa tõid välja, et noh, et mingisugune massöör või asi istub kuskil tee ääres, on ju, ja näppis nutiseadet. Aga noh, meil on ju nagu igal pool on see nutiseade ja kurat, kui veel mingi pikem järjekord, siis kõik istuvad nutiseadmes.
ja USA-s oli siuke pood nagu Burlington, ma tegin isegi väikse, ma ei hakanud neid inimesi nagu filmima, poes tegin, koridori peal oli kaamera suunatud, aga nagu reaalselt ma vaatasin, seal oli 50 inimest, seal olid mustad, valged, suured, väiksed, igasuguste rahvasmehed ja naised ja mitte keegi peale meie ei olnud nutiseadmes. Neil polnud sobivat internetipaketti. ma jäingi nagu mõtlema, et ei, võimalik, et ma ei olnud ennast kurssi viinud, et kas seal USA-s on see äkki see net ja see on nagu võib-olla ei ole nii kõigile kättesaadav või mis see põhjus peab olema, muidugi mulle meeldis tegelikult see, et ükskõik kus sa nagu käid, et see kogu tähelepanu on sinule suunatud, on ju, teenuste koha pealt ja inimestega sa saad ka nagu vabalt suhelda, ei ole nii, et sa suhtled ja siis inimene lihtsalt mingi hetk sukeldub nutiseadmesse ja siis sa mõtled, et küll aga noh, mul oli jah, et nutiseadmet ma väga ei kasutanud, sest ma seekord filmisin sellesama Pocketiga, millega ma praegu seda loogigi filmin, et aga see oli mul küll käes niimoodi, et mul oli nagu 512 gigabaiti mälukaart seal sees ja sisuliselt 12 tundi siis musta materjali, millest siis mingi 20 mintse vist jäi järgi niimoodi, et noh, iga koht, kus ma nagu käisin kuskil umbes 3 tundi tuli seda. No et üks asi on see, mida sa näitad YouTube'is, teine asi on see, et mida sa nagu koduvideot näitad, et see on nagu siuke mälestus, kas ma enam kunagi Aasia lähen või ei lähe, vähemalt on midagigi, mida vaadata kunagi, et käisin ka ära ka seal Põhithänaval seal selles Bungalow Streetis, kus on siis nagu need ladyboy'd ja kõik asjad koos. Tead, see on nagu ülepaisutatud, et me näeme TikTokis, Instagramis videosid, kus naised tulevad, krabavad tänava pealt, ei ole siukest asja, mina ei näinud vähemalt, ma käisin 2 õhtul mööda seal. ei vaata, tegelikult kontekstist välja. ei, vaata, sa oled mul nagu selline hea sõber ja noh, vaata on asju, mis peab tegelikult sõbrad peaks nagu omavahel ära rääkima ja vaata need, keda krabatakse, et nendel on üks eelis sinuga võrreldes, nad on ilusamad. Läksid põud alla praegu. See oli hea. et noh, ära virise, et noh, et on teinekord nagu noh, pointi nagu vaadake, sa tulid sealt veel mägedest raudselt, seal oli mingi valge õlst, mis oli ka haisesid higi järgi, värisesid seal onju. No vaata, seal nagu tekkis selline vastuolu, et võib-olla see ladyboy, kes siin nagu oleks nagu võib-olla tahtnud ilusaid mehi. Ihaleda onju. Tema nagu lähtus selles, et kurat, kui ma nüüd selle vana krogi nagu ette võtan, perse ta sureb mul ära selle laua peal nagu onju. Ja siis hakkab mingi tohutu jama onju. Et tal on ka ju on pere, keda vaja toita ja noh, kes ei viitsib sellistega, ta on võib-olla praktikat ka, et noh, teisedki, kes on mäest alla tulnud, mingid vanurid, need on kõik. Tõmbasin mingi Instagramis hakkasin jälgima, ma ei tea, mille pärast ta mulle ette viskas, selline siuke konto nagu Asian Crime nagu. Ja siis seal nagu näitas ka, noh, et nad ikka panevad kinni päris lamp, et üks asi on seal mingisugused tänava peal kaklemised ja asjad ja ega see turist ikkagi 18 aastat niimoodi saavad seal ja täitsa lambi asjade eest. Narkokuritegude eest. Need on ikka väga karmid ja see on ka nagu legend, mis ma sain nagu teada, et arvatakse, et ütleme, Tais on nüüd siis kanep legaalne. Tegelikult ei ole, tegelikult on niimoodi, et ta koroona ajal tehti, kuna turist kadus ära ja siis need, kellel praegu litsentsid on, need kehtivad 3 aastat. Ja siis on sellega jokk. Ehk siis mõned üksikud putkad on ja see ei tähenda seda, et sa ostad sealt tänava pealt kanepit ja käid ja popsid nagu Bob Marley, vaid see on niimoodi, et sa kuradi seal kanepi kohvikus sees võid popsida. Välja lähed, see on kohe krimm asi, see on väga suured trahvid, samuti suitsetamine rannas ja noh, õlle joomine. Okei, ma tegin ka seal selles mõttes nagu pattu, et ma võtsin, seal oli pudapüha ja poes ei antud nagu õlut, ma läksin raudsin randa ja nendel on nagu savi, vaata, need müüsid ikka mulle selle ühe õlle ära, onju. Aga üldiselt on jah, et ka alkoholimüük ja usk on ju buda, eks ole. Käisin ka isegi templis patte andeks palumas. Seal ei ole nii nagu, et sa nagu ristiusus, et sa pöördud kas siis kõikvõimsa Jumala poole või Jeesuse poole, et ma soovin, et mu perel oleks kõik hästi ja mul, noh, et lastega oleks kõik hästi ja nagu õhtul jääd selle mõttega nagu magama, onju. Neil on nagu see, et olgu mul raha, olgu mul see, et nad on nagu oleviku vormis, vaata, et see oli nagu huvitav, nagu mida ma ei teadnud, eks ole. Aga väga tugev usk, need kujud on nii hirmsad, kui ma seal templis käisin, et hammaste asjadega ma vaatasin. Aga see on nii vana kultuur ka ikkagi 5000 või rohkemgi veel, no et ta ei ole Jeesus Kristusest ikka kõvasti kauem kestnud. Budism, ma olen õppinud usundust ja kõik religioonid järjest läbi vaadanud. Ja budism on üks võib-olla selliseid
rahumeelsemaid religioone tegelikult Üldse. ajaloos, et ma võin eksida, aga seal muud tegelased on seal omavahel usu pärast ikka hirmusaid sõdasid pidanud ja aga ma räägin sulle ühe anekdoodi Anterrost. Antero püüdis kuldkala kinni ja no mis ta, no esimene nüüd meie jutust lähtuvalt, et noh, saaks ilusamaks, noh, plaks käib ära, on ju, juba on selline Imrevähi moodi vend, et noh, No see anekdoot juba hakkab oma elu elama. nii, siis on teine soov, vana mõtleb, et teine soov, aha, okei, kuule, davai, teeme niimoodi, et ikkagi see maja, kus ma praegu olen, see mulle ei meeldi, see on suurt maja ikka, korralik maja ja kus oleks üks väiksed maksed taga ja noh, kõik nagu tuled, viled. Okei, olemas, mees on ilus, on ju, maja on olemas, kolmas soov, kuule, ma ei tea, et ma käisin seal selles Aasias, ma noh, jumalatelt palusin, et noh, et õnnistust ja värki ja et noh, mul nagu hästi läheks ja patud saaks andeks, on ju, ja et aga, et ma ei tea, ma jäin nagu kripeldama, et kuldkalakesele siis Antero ütleb, et kuule, noh, saab niimoodi, et patud andeks kõik. Kuldkala, mine vaata see kalaroogude kokaraamat otsi üles. reisidega, mis mulle nagu pähe tuli, kui sa nüüd vaatasid ja kuulsid, oli tohutu poleemika sellel teemal, et küllaltki paljud eestlased olid siis selles Lõksusis on tagasi. lõksus olid Dubais lõksus ja siis nende saaga seal, kuidas nad seal siis kannatasid ja muretsesid ja ma nagu mõtlesin seda, et nagu esimese hooga, ma ei tea, kas see number oli ülepaisutatud või mitte, suurusjärk umbes 3000 eestlast on Dubais. Kui sa nagu maailmakaarti vaatad nagu suurelt, et Dubai ei ole nagu 5. või 10. maailmakaardis, see on nagu väga väike koht maailmakaardi võrreldes. Samal ajal ma nagu tean, kui palju mul on rahvuskaaslaseid, noh, Soomes, Rootsis, Norras, kus iganes, et samal ajal noh, on neid koolivaheaegadeks eriti igasugused salmesseikid ja mis asjad. Nagu lihtsalt nagu tekkis nagu huvi, et kui palju füüsiliselt meie rahvuskaaslaseid siis nagu sellel ajaperioodil nagu välismaal viibis ja ma ei pea siin silmas isegi neid, kes elavad välismaal, Dubais elavad või Soome, noh, osade kohta öeldi, nad ongi seal paiksed, on ju. Aga no see on mingi ulmeline number, et no ma ei, ja noh, pluss siis see, et loomulikult, kui palju neid ka nagu välismaal elab ja töötab, et ma võin küll öelda, et nemad ja nende järeltulijad, noh, neid võiks olla neid rahvuskaaslased suurusjärk äkki mingi 300 pluss 1000. Ma pakun ka ja noh, samas kui sa jälgisid seda Eesti Vabariigi presidendi kõnet, kus noh, toodi ikka presidendi poolt välja meie see iibe probleem, et see on sihuke kadunud 300 000, kellede lapsed enam eesti keelt ei räägi, aga ega samas siin kohapeal ka on, no ikkagi seis on ikka väga nutune. Et ma siin olen ka järjest seda trummi nagu tagunud, juhtinud nagu tähelepanu, aga noh, see ongi nagu see, et aga mida sa nagu teha saad. Korrutusnäite on 1,4, noh, kui ma siin viimast podcasti kuulasin selle, mis toimub, naiste jutud Postimehe podcasti, seal oli siis kohal teadlane, kes siis rääkis sellest Eesti iibest. See oli väga hea kuulamine, et kes ei kuula, soovitan kuulata, väga huvitavad saated on podcasti järjest. Ma alati, kui ma Tallinnas käin, siis ma tulen tagasi, kuulan, siis ta ütles, et korrutusnäite on 1,4. See tähendab seda, ja see ei ole ainult Eesti, see on globaalselt juba, ainult 3 riiki on, kellele nullisse. Et siis järgneva 50 aastat. Sa räägid Euroopa riikidest. Ja. Oleme täpselt, sest Aafrikas on see number ikka ja noh, Euroopa riikidest, jah. Ja ainukesed, kes Euroopas tegelikult olid, kui ma ei eksi, võib-olla midagi muutunud, 2, kes oli, või isegi 2 oli, üks oli Prantsusmaa, üks oli Rootsi, minust äkki oli Inglismaa ka, aga seal oli põhjuseks toodi välja, et pigem see laste sündivuse nagu teistest kultuuridest, et me ei räägi siin valgetest inimestest. Ja see oli päris hea, aga ülejäänud numbrid, seal oli kukkumine ikka meeletu ja seal ei olnud arvestatud mingisuguseid, noh, ütleme, sõjategevusi, võib-olla
noh, mingisugused sellised konfliktikoldeid, et ega seal ka koheselt, kui kuskil lähikonnas mingi sõda toimub, siis kogu selles piirkonnas see sündivus veel väheneb, sellepärast, et seal tulevad teatud riskid. Aga kõik, mis puudutab seda sündivust, noh, ma ütlen, esimene asi on ikkagi see, et peaks nagu alustama nagu rohujuure tasandil. Vaataks nagu üle, mida meie meedias propageeritakse, mida nagu näidatakse. Et ma ei pea nagu õigeks seda, see võib olla konservatiivi jutt või mitte, aga no kurat, kui see nagu söögi alla ja söögi peale seda vikerkaarelippu esile tood, mingisuguseid kummalisi olevusi, seda, ütleme, peremudelit on järjest vähem. Vaatasin mingi päev oli mingi kuskil, ega ma väga Eesti nendest telesarjadest ei tea, mingi naiste teema, kus nagu läbiv teema oligi mingid ühesuhted ja mingi kogu see elu, on ju. See pere väärtustamine. Samal ajal, noh, ma praegu minust korra kuskilt käis läbi, et HIV positiivsete arv Eestis pidi ulme olema, see number. No, neid pidi ikka väga palju olema. Ja pluss igasuguseid teisi haiguseid ja noh, seda on nagu, ja noh, see ongi see, et vaata, kui täna oleks noor pere, no ütleme, mul on noor tüdruk, me oleme kooli lõpetanud, me oleme kuhugi tööle saanud. Töö osas on ka nagu see, et 80%, jälle üks päev oli statistika, 80% töötajatest hea meelega, nii kui tuleks parem pakkumine palga osas, nad koheselt kaoksid sealt 4 tule poole praegusest töökohast. See on nagu esimene selline asi, mida nagu tasub nagu jälgida. Ehk siis ei ole kindlust. Noored on juba, mitte ainult noored, inimesed on valmis selleks, et kui tuleb mingi kas või 100 eurot parem palk, parem pakkumine, nad kohe kaovad. Seal ei ole mingisugused, minu ettevõtte või minu töö, et kõik on, see on püha, on ju. Selliseid asju enam ei ole. Samamoodi, noh, ütleme nii, et okei, noored on tööl, nad on kooli lõpetanud, kodu neil ju ei ole paljudel, nad ongi üürikorter. Ja hinnata ka, vaata, vanu töötajaid hinnata, see on ka selline põhjus, miks on, et kui tahad paremat palka, mine uuele tööle, vaata, selline suhtumine on Eestis, eks. Ei ole nagu, et sa oled lojaalne firmal on 10-15 aastat ühe koha peal, et siis hoitakse sind, et kurat, näed, see on asjalik vana, ta on meile lojaalne. Ja vaata, seal ongi see, et kõige kurvem on see, et noortel on tihtilugu see müümise kunst, nad on nagu rohujuure tasandil, on kooli algklassides õpetatud, kuidas müüa ennast, kuidas oma nii-öelda toodet pakkuda. Aga tooteks, noh, ta peab iseennast. Ta tulebki tööle, tehakse talle punane vaip, rullitakse lahti, ta tuleb tööle ja siis nagu mingi hetk nagu mõlemad osapooled saavad aru, et aga nagu see ei ole nagu see, et tal ei ole, et sellest müümise kunstist nagu edasi minna ei saa, et kui me nagu kahe käega, et me peame midagi looma, ehitama või parandama või seal jookseb nagu kokku. Ja siis on ju tööandja võtab ühendust selle vanakesega, kes oli seal aastaid, on ju. Aga ega see vanakesel ei ole ka see nagu see, et noh, ma annan teile kõik andeks ja eks neid inimesi on nagu erinevaid, suhtumisi on erinevaid ja nagu korralik draama on selle vana inimese jaoks, kui ta nagu peab nagu ära minema. Ja üks asi veel, et nüüd, kui me räägime noortest, siis ma kuulasin, üks päev oli saade, oli Hiinast, kuidas see Hiina nagu arenenud on, tunnitasu oli võetud, et see oli 30 aastat tagasi, mis see tunnitasu oli sente, on ju, ja mis ta praegu on, noh, praegu on juba tunnitasud on ikka väga kõrged ja see on ka põhjus, miks nagu paljud lääne investorid ära lähevad, sellepärast, et noh, lihtsalt ei ole nagu enam pointi, see kasum on järjest väiksem. Ja väljaminekud on ettevõtja jaoks suuremad ja siis väiksemad, see ei tasu enam nagu ära. Aga toodi ka välja, et ega need noored hiinlased ei ole enam sellised nagu nende isad ja vanaisad, kes suutsidki istuda ühe koha peal, nokitseda nagu terve 12 tundi ja sai oma mingi näruse palga ja oli väga rahul sellega. Et noh, nii-öelda oli nagu raamides. Et nüüd on ju kõik samamoodi, noor hiinlane vaatab ka, jälgib oma mingid mingi investeerimise, mingid loengud ja nii edasi ja nii edasi. Et kõik tahavad investorid olla ja ärimehed, noh, isegi kui paljud nendest nagu reaalselt nagu kuhugi jõuavad, aga tööandja jaoks on see probleem, see on nagu tõsine probleem ja järjest süvenev probleem. Et aga kuhu me nüüd ütleme kui ma nüüd juba selle teema üles võtsin, see pere teema, et noor pere, neil on üürikorter, nad maksavad mingisugust 400 eurot. Rohkemgi veel. Jah, et sõltub, millised nõudmised on, noored tahavad tavaliselt kõiki mugavusi.
siis on seal võib-olla mingi auto on neil liisitud, et noh, vaata autoga on nagu vaja sõita ja käia tänapäeval hästi palju, et noored nagu enam ei kujuta ette elu ilma autota, onju. Noh, seal tuleb veel mingid nipet-näpet asju, onju. Ja siis nagu jääbki vaadata, aga nagu üle ei jää nagu midagi. ei jäägi Ja siis- sisendan, vaata, sul juba ainuüksi see elekter ja kõik asjad. Ja ongi nüüd kütus on ju tõuseb veel ja kui kütuse hind peaks tõusma seal tõesti reaalselt 3 eurot liiter, on ju. Mida need inimesed, kes näiteks sõidavad oma kuludega, sõidavad näiteks, ma tean, mul üks tuttav käib Türilt Tallinnasse tööle ja noh, isegi Põlvast käivad Tallinnasse tööle, aga noh, siis on seal teine jaotus, nad seal ikkagi ööbivad kuskil ja nii edasi. Aga need, kellel on pikad otsad ja kellele tööandja ei kompenseeri seda sõitu ja mingi hetk vaatad 3 eurot liiter, nagu kui palju sul küte peale nagu läheb, onju. pluss on igasugused automaksud, igasugused mingid muud asjad, mis nagu järjest teevad sinu elu nagu keerulisemaks. Et praegu vaatad, noh, igasugused ettevõtjad, igasugused majandusanalüütikud on nagu öelnud, et no tegelikult nagu see elu, mis me 20 aastat tagasi elasime, et see oli unistus. See oli, noh, kõigil oli ikkagi jäi nii palju raha üle, et oli mingisuguseid võimalusi midagi nagu selle rahaga peale hakata. Iseasi, kes, noh, tihtilugu me alati elame mingisuguses mugavustsoonis, me mõtleme, et läheb veel paremaks. Aga praegu läheb nagu otse kuristikku ja siis ongi, sa oled noorpere, sul on tohutud maksed, ots-otsaga tuled kuidagi toime, suur osa sellest maksetest moodustab elamise eest. lihtsalt eksistents, jah. Ja nüüd ma toon välja ühe hästi sellise huvitava nüansi, mis peaks olema Norras, vähemalt ma ei tea, kas üle Norra, aga mingites piirkondades on niimoodi, et sa ostad riigilt korteri ja siis sa maksad riigile suurusjärk umbes nagu 100 eurot kuus. nii on. Maksad kogu elu ja siis, kui sa siit ilmast lahkud, siis sinu lapsed, nendel on valik, on ju, et kas nad jätkavad seda maksmist või nad annavad see korteri riigile tagasi. Aga noh, et noh, seal on ka see summa noh niimoodi, et üks inimene võib-olla selles elus ei jõua seda nagu ära maksta. Samas noh, riigile tuleb kogu aeg tiksub nagu peale, keegi midagi ei kaota. keegi ei kaota, jah. Ja vot siin ongi see, et kas me ei peaks äkki hakkama nagu jõuliselt praegu kohe nagu mõtlema nendele sotsiaalkorterite peale. Noh, seal peab jah olema ka loodud vastavad tingimused. Ma just panin enne ühe postituse üles, kuidas mingi Tartus mingi üürikorter oli nii ära lagastatud. See oli nagu mingi õudusfilmis. Ma nägin seda pilti. See vaatasin mitu, see oli nagu järjest ja see oli, et milline korter oli, kui see üle anti ja milline praegu oli. Ja võt see ongi nagu see, et inimesed on muutunud, noored inimesed, see on mõeldamatu, et mul on tavaliselt, kui ma käin näiteks hotellis, siis ma panen, kuna ma olen ise hotellis USA-s töötanud, siis ma tean, millised kliendid on head. Ja siis ma ise panen niimoodi, et kõik lähevad prügikasti, ma jätan midagi kuhugi vedelema, siis ma panen kõik need käterätid, asjad panen alati duširuumi maha nurka ühte kohta, vettinud tekid ja asjad, nad on kõik koos, on ju. Ja siis ma teen veel akna lahti ära, kui ma ära lähen, et mitte, et ma seal nüüd suitsetaks, vaid noh, lihtsalt värsket õhku, kardinad eest ära, jätan veel jootraha alati ja ma toon sulle ühe näite sellest käitumismustrist. Mul oli üks aasta, isegi 3 aastat järjest oli Rootsis oli linn nagu Västerås, ta on umbes Tartu suurune linn, täpselt väga palju Tartuga sarnaseid jooni, jõgi voolas sealt läbi linna, keset mäge, linna oli mägi, selline endine, siis ma arvan, mingi linnamägi või linnus või ja seal oli hotell ja meil olid kulturismivõistlused seal 3 aastat järjest, mingisugune Rootsi mingi GP. Ja ma käisin alati üksinda seal ja alati ma enda järel pesin kõik ära, mingit laga ei jätaks. Ja see oli Soome koondis oli seal kõrval läheduses mul. Ja no seal käis nagu ööpäevaringselt pidu ja ma ei kujuta ette, mis nad seal endast maha jätsid. Igal juhul 3. kord, kui ma läksin, siis küsiti, et kes te olete, niiviisi nad vaatasid, arhiivist vaatasid järgi ja siis olid niimoodi, vaatasin, kui see inimene nagu, ta oli niivõrd õnnelik ja väga viisakas ja kõik ja siis tulid soomlased minu järel. Ja need venad, neid ei lastudki sinna, nad ei lastud selle linna hotelligi, nad olid vist kuskil, ma ei tea, kus nad seal ööbisid. Maine maa tõmbanud. Nad olid, siis nad lagastasid, nad olid matsid, lihtsalt see oli, eks võib-olla midagi lõhuti ära ka veel. Need Soome trollid, need olid veel just raske kaalu kulturistid ja siuksed, asjad kippusid kergesti käest purunema, ütleme nii. Ja vot see oligi nagu see, et sealt tuli juba tagasiside info ja see, kuidas hotellis
noh, USAski oled mingisuguse hotelliketis, oled nagu eriline kuradi värvides, lammutad ja lõhud, siis mingis osariigis vabalt võib see nagu nimi minna kiirelt edasi, et ärge meie hotelli laske, on ju. Et see on selline elementaarne viisakus. Jutud läksid nii tuliseks, et õuerhiid kuumenes üle, nii et hetkel siis i-klott salvestab meie vestlust edasi, nii et kui tekkis mingi helitrall, siis see on andestatav. Ma vahepeal nagu nii köhin, et ma olen juba suutnud haigeks jääda. Anderol on nagu kogu aeg mingi helitrall, et räägid taga, siis vahepeal koob ära ja siis tuleb jälle lagedale. Et ega ma isegi ei pannud tähele, kus teid see hetkes see jutud pooleli jäi. Meil oli see, et istud taha poole lükata, et siis parem kaamera vaade. Et seal oli, siin on see kuskil, siin on see kuradi, meil oli jutt selle koha peal, see on poolel, et siin vahepeal kaamera kinni läks, arutasime ka seda, et kas üldse sellistel teemadel rääkida või mitte või on, saad endale vihkajaid juurde ja nii edasi, et aga ma arvan, et mingitest asjadest nagu peaks rääkima, nii nagu asjad on. Probleem ongi, ma arvan, ühiskonnas tekkinud selle pärast, et inimesed ei räägi omavahel enam, vaata. Kõik eeldavad, kõik vihkavad ja nii edasi, aga selle asemel, et istuda maha, pidada üks debatt, rääkida oma asjad, jutud sirgu ja leida ühisosa, vaata, eks ole. Ei kao Venemaa kuskile siit kõrvalt, ei kao Soome kõrvalt kuskile ja teised riigid samuti, et aeg oleks nagu istuda ja suhelda, vahet ei ole ka ütleme, kui me läheme tagasi viikingite aega, kas seal said sõjapealikud omavahel kokku ja isegi enne lahingut tehti mingeid leppeid ja asju ja kui ikkagi ei suudetud kuidagimoodi rääkida, siis läksid piigid kokku, nii oli. Et kuidas siis praegusel ajal ei suudeta nagu siukse asju teha, et üks süüdistab teist, sildistamine käib, maha tegemine, fakte võlsitakse, mingi siuke nagu kohati nagu liivakasti mäng käib, et ei saa nagu aru sellest, et kas tõesti siis nagu ei ole enam meil siuksi munadega poliitikuid, kes suudaks nagu kuradi maha istuda, rääkida kõikidest probleemidest siseriiklikult kui ka välispoliitikas, et miks need konfliktid tekivad? Me just enne Imbrega rääkisime, ma ei tea, kas see salvestas või salvestanud sel hetkel, et kus see sõda nagu üldse alguse saab. Kogu aeg kõik on idüll ja ühel hetkel hakkab kuskil käärima, lihtsalt käärib ja siis hakkavad pommid vilisema. Mille jaoks? Ja kui suurest tavaliselt on nii, et kuskil hakkab midagi vinduma, siis hakkab igal pool mujal ka hakkab nagu kohe ja korraga, kohe läheb nagu hullu majaks. Et ega ta nagu normaalne ei ole, aga ütleme jah, et mida ma olen nagu ise jälgin, ma vaatan nagu seda, et kui me nüüd nagu otsiksime mingit liidrit, liidriks sünnitakse, aga tihtilugu on nagu see tänapäeva ühiskonnas, et kui keegi on milleski andekas, siis ta tegelikult vastupidi, mitte tema seda omadusi ei arendata, vaid püütakse teda teha nagu raamidesse panna. Suukorvistada nagu või? Suukorvistada või mis iganes, et on küll ja küll lapsi, kes ütlevad, et mind see internet absoluutselt ei huvita. Ma ei taha üldse internetti, mind ei huvita see internet. Alleluuja, sa lähed kooli, saadad oma lapse pahemalt koolis öeldes, meil on nüüd, see tund on meil interneti või peame otsima sealt mingeid asju. Järgmises on, seal ei olegi nagu valikuid, et isegi see laps, kes nagu tegelikult talle ei meeldi see internet ja maailm ja sotsiaalmeedia, et isegi tema on sunnitud seal viibima ja mingi hetk talle võib-olla hakkab isegi meeldima. Et mõjutatakse, et see, ütleme see laps, kes on ju nutist eemale hoiab, on võib-olla väga andekas ja unistaja või tal on mingites, ma olen näinud neid lapsi, kes on, nad ongi andekad, nad teevad mingeid asju oma kätega, kuni selle hetkeni, kuni nad siis leiavad mingeid kanaleid pidi, keegi kuskil klassis või klassikaaslane, keegi näitab mingit arvuti või seda võrgumängu, siis ta niisama nagu korraks proovib, öeldakse, proovi, see on nagu tubakaga, suitse proovi on ju, või õlu, et proovi on ju, ja mõnele hakkab meeldima ja ongi see, et kõik see, mis tal tegelikult see tema isikuomadused, see tema väärtus kaob lihtsalt. Ja samamoodi, et okei, me leiame liidri, mingi liider, kes ütleb, et vot asjad peavad nii olema. Aga tänasel päeval ongi nagu see, et kuna kõik juba vihkavad kõiki, siis sellisel liidril nagu ellu jääda ilma meeskonnata on võimatu, nagu täiesti võimatu. Teda ikkagi mõjutatakse, suunatakse, kujundatakse, igal ühel on oma mingisugune ja vaata ongi see, et
vanasti liider tõusis sellepärast kõrgele positsioonile, et teda kardeti. Ja nüüd on see, et igaüks võib su vastu kuidagi aukuda, paukuda, mingit hirmutunnet ei ole. On küll, jah. Ja siis, no okei, ja ütleme, et kui ongi mingi liider, kellel on nagu näiteks 10 punktist 6 on sellist või 5 on sellist punkti, kus sa nagu 2 käel toetad. Samas sa näed nagu 5 punkti nagu sellist, kus sul oma kogemuste ja teadmistega on ju, sa vaatad, et neid järgmised 5 punkti ma nagu kindlasti nagu ei plaksuta käsi on ju. Kui veenvalt seda nagu mulle esitleta, mul on selles suhtes oma info. Oma arvamus, jah. Oma arvamus ja oma info on ju. No ja siis ongi nagu see, et tegelikkuses, et kõik on kõigiga ja kõigega nõus, sellist asja ei olegi tänapäeval. Et kogu aeg meil tuleb mingisugust nagu infot peale, et mul on siin olnud küll ja küll inimesi, kes toovad mul, vot näed, et see, ma olen natukene guugeldanud, et näed, aga siin on täpselt nii-öelda vastaste pool on ju, nendel on väga veenvad argumendid, et kuhu me nüüd selle jutuga jõuame, et sina ütled, et sinul on 100% õigus, nemad ütlevad, et nendel on 100% õigus. Ausalt, ma ei kujuta ette, liidrid tulevad, tõusevad esile nagu ikkagi väga kriitilistel hetkel. Et lihtsalt rahuajal, et ma nüüd olen liider, ükskõik millise nurga alt vaatad, vaata liider tavaliselt ei ütle, et ma olen liider. Tema nagu, teda valitakse, teda ta on, aga... liidri omadused hakkavad, ütleme, rahvas hakkab tema ümber koonduma, sest nad on turvatunne ja mingid sellised asjad, et me lähtume juba ajaloost, eks ole, mingi ikkagi näiteks Sparta ajast tulema hakkama siia poole liikuma. Kui sa ei ole just, ütleme, dünastia järgselt, ütleme, saanud mingisugust tiitlit endale külge, on. Ajaloos on jah ränk olnud, et mingi 2-3 mingisugust vanaisa on vallutanud, teinud mingi hirmsaid asju korraldanud, on. Ja siis mingisugune 4. põlvkond, mingisugune usikene, kes tal ei ole lihtsalt juhi omadusi. Tal ei ole. Kas see oli Norra kroonprints või kes see oli see, kes oli perevägivaldne, mingi väärakas, nüüd siis ulgus seal kuskil kohtus on. Käis ja peksis ja mis ta seal oma naisega tegi. Väidetavalt on ilus tiitel, eks ole, aga reaalses elus on täis tõbras, eks ole. Vanasti sellele ei pööratud nagu tähele. Tema oli jumala asemik, tema võis teha, mis ta tahtis, hoolimata sellest, et ta oli tegelikult vaimupuudega. Et nii kahjuks on see nagu väga paljudes sektorites. Kuule, aga tead, hakkame, mul on täna hästi sellist tihedat tegemist. Aga sõbrad, ma usun, et te saite... Nüüd on niimoodi, tervega me arutasime, me ikkagi räägime asjadest läbi filtri. Ma tean, kuidas osad seltsimehed sellele reageerivad, kui me nagu otse peale tuleme ja see ei ole ka asja mõte. Võib-olla aitas see tänane vestlus osades küsimustes teil jällegi kaasa mõelda, olla tähelepanelikumad, sallivamad. Vaata, see on jälle see, et me nagu toome mingid probleemid esile, võib-olla mõni võib meie kohta öelda, et mulle külvategi ainult vihkamist, on ju. Et kui nagu tuuakse teema üles, me ei kutsu kedagi kuskile, ma ei tea, kedagi kuskil hukkama või mis iganes, on ju, vaid me pigem toome nagu välja mingid probleemid, mida meil oma ealistena, mida me oleme kogenud, mida me oleme näinud. Meil on ka ikkagi selles suhtes erinev praktika, kuna me oleme käinud erinevaid radasid, aga see, kuidas me siin nagu räägime, võiks ju olla ka paljudele eeskujuks, et... Mingisugune ühisosa võiks nagu olla, et ma ei ütlegi, et sina, kes sa nüüd seda hetke meie vestlust siin vaatad, et sa siin meiega kõigega nõus ja oled ja nii edasi, eks ole, aga mingid ühisosad võiks nagu olla ikkagi, et see ühiskond nagu rohkem sõna otseses mõttes perse ei läheks, kui ta ju praegu on, eks ole, et ma leian, et on aeg, kus võiks nagu arutada asju ja rääkida asjadest ilma, et peaks kogu aeg kedagi vihkama nagu. Ma ei tea, vihkamise ühiskonnast on nagu nii kõrimulguni juba. Äkki hakkaks kuidagi seda planeeti nagu tagasi keerama selliseks, nagu ta kunagi oli, kui ma sündisin, et oli kuldne Vene aeg, aga tihti kuradi ma meenutan seda nagu nostalgiaga ja ma saan täitsa aru, miks paljud meenutavad, sest oligi nagu tore lapsepõlv ja kõik oligi nagu fun, ma ei saanud reisida, aga kas ma tatina reisisin, ei reisinud, on ju. Aga meil olid kihvt, meil oli omalt kordi jalkavõistkonnad, asjad, kõik elu oli nagu päris elu nagu, ei pidanud mõtlema nagu
et kas ma saan toitu laual, kas ma saan elektri maksta ja kui ma läksin nagu reaalselt tööle 16-aastasena Vanemuise teatrisse, kuradi, ma sain nagu hakkama, kuigi mu palk oli tegelikult näruna, ma 300 krooni või, näitleja palk oli 900 krooni tol ajal. Noh, ja millest 40 krooni oli siis mu Vanemuise ühika kuramuse toa rent ja ülejäänud siis see 260, mis jäi järgi, eks ole, mis tänaseks päevaks ma isegi ei oska eurodesse arvestada. Elasid ära sellega, ei olnud mingi elu lill, aga sa elasid sellega ära, aga ja ei olnud sellist nagu tohutut vihkamist või see riik oli nii noor alles või ma ei tea, no igatahes praegu nagu igal pool, ma tulin siia lennuki pealt maha, ma sain nagu labidaga vastu pead kohe negatiivne uudis, üks uudis teise järel, ma seal reisil olles, kui ma nüüd olin, ma ei lugenud üldse Eesti uudiseid, ei tahtnudki, olidki mõtetega täitsa eemal, no. Ja oligi nagu hea, no. Ja nüüd, kui tuled nagu tagasi, siis on nagu niisugune reaalsus, pluss see, et veel jäid haigeks ka veel, kuigi otsa mingi kurk valutab, söön nüüd kuradi pastille ja köhin segan imbre juttu siin, nii et. Aga jah, väga tore oli nagu, et vaatate seda ja vähem vihkamist, nii et noh, ma arvan, et see on nagu siuke lõppu siukene hea, noh. Mis sa nüüd tahad, et ma kallistaksin? Ei, ma ei taha, et sa kallista, ei taha. Ma unista, ära unista. Aga olge tublid ja mõnusat ägedat kevad jätku teile. Nii et kuna me jälle näeme, ma arvan, et siis on juba väljas soem, käime kuskil, vaatame üle, mis siin Tartus teha. Ära seda avaldust tee, siis sa saad jälle vihkamist heiti peale, et 10 päeva pärast on lumi maas, ja siis oled seal kuskil mingisugune risti löödud, ma ei teadnud, ma ei ole ilma ennustaja. Miks sa ei ole? Kuulge, olge sõbrad tulid. Tšau.